Jou, tere tulemast järjekordsesse videosse. Seekord siis lähme lõppude lõpuks mu uuele Porsche 911 järele. Räägime esinduses ostueelsest kontrollist. Lisaks sellele uskumatu, aga ma juba teen sellele autole ka esimese tuuningu, kõige olulisema tuuningu veel seal juures. Pange vööd peale ja hakkame pihta. 11 punkti test on selline huvitav asi, mida Porsche esindused siis Porschedele pakuvad. See on põhimõtteliselt selline ülipõhjalik ostueelne kontroll, kus siis tehakse erinevaid teste, vaadatakse ja uuritakse ja puuritakse. Põhimõtteliselt see kestab kokku peaaegu 4 tundi. Peamine asi, mis minu jaoks selle testi juures oluline on see, et nad vaatavad kaameraga kõikide silindrite sisse, näha siis, mis seisus mootor on, mis teatavasti siis vanemate generatsioonide 911 puhul on üsna oluline informatsioon enne auto ostmist. Üks asi veel, üks huvitav asi, mida nad teevad, on värvikihi paksuse mõõtmine. Põhimõtteliselt nad lihtsalt siis vaatavad kogu auto ulatuses erinevatest kohtadest, et värvikiht oleks sama paksusega. Kui see ei ole ja kui seal on mingisugused erinevusi sees, siis ilmselgelt on see märk sellest, et autot on siis kas ülevärvitud või et seal on mingisugune vigastus olnud ja seda on pidanud siis remontima. Et kui auto on üleni igalt poolt sama värvikihiga, siis võib eeldada, peal on siis tehase poolt kantud värvikiht ja veel igast erinevaid asju, ühesõnaga, et peale seda ostueelset kontrolli antakse siis sulle kõik nevate testide tulemused ja siis saad ise targa otsuse teha, et kas sa nagu ostad selle auto endale või ei osta. Teatavasti siis kõik automüüjad ütlevad oma autode kohta täpselt sama asja, et see on võtmed ette ja istu sisse ja sõida konditsioonis auto. 99,9% olukordades see tegelikult kahjuks nii ei ole. Nii et on alati hea esinduses teha ikkagi see ostueelne kontroll ära. No nii, rahvas, suvi on kohale jõudnud ja pole paremat asja kui 26-kraadisel juulikuu päeval teha oma järgmisele autole ostueelset kontrolli. Järgmine auto on praegu Porsche esinduses ostueelses kontrollis. Loodetavasti läheb kõik hästi, loodetavasti tuleb välja, et auto on veel paremas seisus kui eales oleks osanud arvata. Sõidangi sinna ja lähme vaatame siis, mis seal selgus. Soovige mulle eduna. Auto on siin täitsa üles tõstetud, töö käib täies oos. Esimene reaktsioon on, pill on silene, kuigi ma ütleks, et siin päris hästi juba viga saanud asile. Väike vahepeatus, käisin korraks seal sees, sain teada, et mingisugused jooned seal silindrite peal paistavad, mis justkui viitavad silindrite kulumisele. Seda lõplikku otsust veel ootame, nii et... läinud väga hästi. Ja lootsin mina siis, et täna on see päev, kus ma sõidan esindusest oma Porsche 911-ga minema, aga kahjuks 111 punkti test ei läinud väga hästi. Need 2 paberi võrra rikkam, üks on arve, 111 punkti test ja mootori endoskoopia 280 €. Ja lisaks mulle prinditi literaali välja A4 kõikide probleemidega, mis selle autoga on. Ma nagu müüsin oma uue Porsche 718 maha, sellepärast, et ma tahtsin natukene põnevust, et oleks midagi natukene nokitseda ja teha, aga ma ei tea, kas ma päris selliseks seikluseks ennast kirja panin. Leitud silindritest väiksed kulumise alged, küünlad puhtad, õlikulu ei ole, esituled Jaapani turule. Ehk vihk sirgeks keeratud, et ei pimestaks. Ei tea, kuidas ülevaatuselt on läbi saanud. Paremas esimeses amordis lõtk. Esimeste amortide põhjalöögi kummid murenenud, 3 süütepoolil jäid piibud küünla otsa kinni. Vanad läksid eemaldast katki, panin kasutatud piibu tasemele. 2 süütepooli pragulised,
esimesed piduriklotsid murenevad, esimesed kettad miinimumini kulunud, tagumised klotsid kulunud, ketastel 1 millimeeter miinimumini. Vasak numbri tuli ei põle, varustuse nimekirjas instrument tiles speed yellow, aga autol on hallid taustad ja spidomeetri taustal kriimud. Näidiku paneelis osad kirjad jaapani keeles, airbagi tuli ei põle, control unitis vasaku anduri ajutine viga, stange taga kliimablokis salongi temperatuuri anduri ventilaatori viga, kõrvalistuja ukse control unitis peeglisoojenduse viga, viimane hooldus tehtud 55 000 kilomeetrit, hooldusajalugu puudub, soovitaks teha suure hoolduse. Üks hea uudis ka. Värvipaksus kõigil detailidel ühtlane 120–145 mikronit. Ventilatsiooni avades tuleb kliimaklappide tihendamiseks kasutatud vahtkummitükke ja juhi päikese sirmi peegli kate puudu, 2 velge kriibitud. Oi jah, no ma ei tea. Ühesõnaga praegu ütlesin müüjale ka, et ma mõtlen natukene, teen siin mingeid arvutusi ja vaatan ja võib-olla siis ei ole ikkagi minu auto. No selles mõttes nagu, jah, ma ei teagi. Ühesõnaga peab mõtlema natukene. Mul on nii kahetsed tunded praegu. Et põhimõtteliselt ma olen selle automüüjaga suhelnud põhimõtteliselt aasta, eelmisel suvel, jah. Kirjutasin Facebooki 2-ukseliste Porschede gruppi, et kas kellelgi on lähiajal mõni Aerokittiga 996 või 997 müüki tulemas. Mul kirjutas väga mitu inimest sellel ajal ja ma üldse ei mõelnud nagu midagi ostma hakata, aga lihtsalt nagu tegin veits nagu turu-uuringut või värki ja siis ma olen põhimõtteliselt temaga nüüd aasta otsa siin suhelnud, vahepeal rohkem, vahepeal vähem. Ma olin kuidagi täiesti veendunud, et ma lõpuks selle auto nagu ära ostan, aga nüüd ma olen kuidagi nagu küll vaata, kui sa oled nagu mingi obsessinud mingi asja üle juba nagu nii pikalt ja vaadanud neid autopilte nagu ja kuidagi juba oma peas nagu ette valmistanud. Ma olen vaadanud üli palju 997 YouTube'i ja vaadanud, mida erinevad 997 omanikud oma autodega on teinud ja kuidagi ma olin juba nii nagu selle lainel ja nüüd siis kuidagi tõmbas nagu hoo maha, et ma just panin huvi pärast, lihtsalt panin selle 111 punkti testi tulemusest pildi oma sõprade siin Facebooki chatti, kes natukene autodest vähe rohkem jagavad kui mina. Ilma igasuguse kontekstis nad ei tea, et ma kavatsen autot soetama hakata või midagi, lihtsalt, et kui te saaksite nagu sellise ostueelse kontrolli tulemuse, et mis te arvaksite. Ja kahjuks ühesõnaga airbagi tuli ei põle, kusjuures minu jaoks kõige kurja kuulutavam, kui selle all on silmas peetud seda, et süüde sisse pannes kontrolliks tuli ei põle. See tähendab seda, et kas see on kustu pandud, pirn välja võetud, selle asemel et probleemiga tegeleda, mis paneb arvama, et probleem on A, kas keeruline, B, väga kallis või C mõlemat. Suur red flag on minu jaoks, lisaks pidurijutt ja küünlajutt viitab sellele, et liiga hoolikat kätt auto tunda pole saanud. Väga head pointid, mina oma nurga alt ütlen, et ma skipiks, tundub väga palju tööd olevat, seda isegi mitte selleks, et mingisse perfektsesse seisu saada, vaid lihtsalt heasse seisu. Samas kõik on selles suhtes tehtav, et kui toorik on hea ja muidu lahe auto, siis jah, ühesõnaga, kõik sõbrad ütlevad ka, et jäta vahele. Nii põhimõtteliselt ma olen nüüd nädal aega siis kaalunud ja mõelnud ja erinevaid plusse ja miinuseid oma peas läbi käinud ja ma ikkagi otsustasin, et ma ostan selle auto ära. Ilusti tegin ülekande just siin värskelt ära, raha on makstud, sain juba e-mailile Transpordiametist kirja, et omaniku vahetus on alustatud. Eks see natuke veider tunne ka ikka, et ongi järjekordne auto hoovi peale veeremas, aga ühesõnaga nüüd lähme selle autole järele. Omanik just helistas, et auto on valmis ja üleandmiseks olemas. Tüüp jumal laedalt pukkis mulle mingisuguse pesuaja ka ära, ütles, et tema kulul siis väike autopesu ka, et ilus ilm on ja nädalavahetus hakkab ja ühesõnaga lähme toome selle auto ära ja nii ongi. Ja siis mul on Porsche 911 jälle hoovis. Täitsa crazy, Eesti crazy. Okei, ma rahunen maha, selles mõttes, et jah, ikkagi tuleb olla rahulik ja ellu suhtuda sellise rahuga, et ei ole mõtet. Tegelikult on täitsa okei praegu olla rõõmus.
Ja vahetult enne siis auto omanik käis selle autoga tegelikult mingil pikemal Euroopa road tripil. Ta ütles ka mulle, et vaatas auto üle peale seda trippi ja et ees siis front lipp on natukene nagu kriibitud ja sükest, ütleme siis sõitu saanud ja me leppisime kokku, et ta selle front lipi siis teeb enne korda ja nüüd ma lähengi siis põhimõtteliselt sinna töökotta, kus see front lipp korda tehti sellele autole järele. Davai, lähme autole järele. Loomulikult ma olen ise nii excited praegu, et ma ei taha roolis olla, ma panin pruudi rooli. Pruut on hea meelega nõus mind sõidutama. Tegelikult lihtsalt, ma ei tea isegi, miks ma siia istusin. Lihtsalt naljakas on vahel olla ka kõrvalistma. Siia keskele ei pane. Esimese asjana siis loomulikult lähme teeme ära kõige olulisema tuuningu, selle kõige tähtsama asja, mis teeb tavalisest autost projekti auto ja loomulikult arvasite ära, me lähme vahetame ära selle auto väljed. Mulle selle auto praegused väljed väga ei meeldi. Eks see väljevärk on lõppkokkuvõttes suuremat sorti maitse küsimus, eks ole, kellele mis meeldib. Mul nagu eriti kohe see kahevärvilise välja armastus on minust nagu täielikult mööda jooksnud. Plaan on siis sellele auto alla panna ühed korralikud originaal Porsche väljed. Hetkel on siin siis need 19-tollised Dekarti väljed ja paneks siis alla need originaal 997 väljed. Kui ma õigesti mäletan, siis see disain vist on tegelikult 997.2. Nii et loodetavasti paberite järgi ei tohiks mingisuguseid fitmenti probleeme olla, et 997.1-le lähevad alla 997.2 väljed. Väljed ma siis ostsin Facebookist. Tegime tuttavaga siin eelmisel aastal sellise Facebooki grupi nagu kaheukseliste Porschede omanikud Eestis. Ja vaatasin, seal oli müügis siis ilusti 997.2 need väljed, mida ma sellele autole tahtsin. Siin eile nendel velgedel järel, laagri Hesburgeris. Võtsin need ära ja need on tegelikult natuke, ütleme, mustad. Konditsioon tundus nagu norm, paar põksu siin ja seal oli. Tahaksid väljed nagu korralikult ära pesta enne seest, enne kui auto alla panna. Kirjutasin kohe Stallasse muidugi. Head sõbrad Stallast olid kohe nõus, et tavai muidugi too väljed siia hommikul leiame mingi sloti ja peseme päeva jooksul ära ja õhtuselt kätte. Ja siis ma juba mõtlesin, et okei, et äkki saate siis juba rattad nagu alla ka visata. Kunnisid ja ütlesid, et saavad väljed ilusti ära tasakaalustatud ja saab väljed autole alla visata. Nüüd ma siis sõidangi Stallasse uuesti. No nii, jõudsime Stallasse kohale. Põhimõtteliselt võeti siit Estada ette. Siia keskele nagu või? Jah. Okei. Teeme see auto siia, paneme uued rattad alla ja loodame, et siis näeb kõik palju parem välja. Üks asi, mida ma selle paari lühikese auto omamise aja jooksul olen nagu aru saanud, et see auto tekitab inimestes väga palju emotsioone, et väga palju positiivseid kommentaare on tulnud. Leidsime üles siis Varga mutri võtmena. See on küll päris huvitav koht, täitsa crazy. Raadiovõimendid ja värgid ja vot neid avaldangi väikses rahvas, et tegelikult hakkan hoopis Dakariks tegema seda autot. Seda ei osanud keegi ette näha. Kõrgendatud off-road spekiga, let's go! Autole esimene tuuning siis edukalt tehtud. Minu meelest sai päris hea. Minu mõte, et need väljad võiks siia sobida, sai kinnitust minu arvates. 997.2 velgi istub 997.1-le hästi. Võib-olla see esimene ratas on natukene liiga sees. Või ma ei tea, samas siit ei tundu ka kõige hullem. Ja tagaratas istub minu arust nagu väga mõnusalt. Siin on võib-olla rohkem nagu refi teema kui velja teema, aga natukene isegi külje pealt niimoodi näha.
et minu arvates see stance on päris hea, aga võib-olla lihtsalt tehnoülevaatuse inimestele see nii väga ei meeldi, sest teatavasti ei tohi ju kerejoontest nii-öelda ratas väljapoole ulatuda. Aga suur aitäh Stalla, et ikka aitasite mind jälle. Kiire turnaround, mega thanks. Ja paneme edasi. Ühesõnaga, see on siis ametlik teadaanne. Minu järgmine autoprojekt alustab nüüd, siin ja kohe. Projekt ise siis tähendab seda, et me hakkame seda autot remontima, korda tegema ja jutumärkides ka natukene tuunima. Kõike seda me teeme koostöös Porsche ametliku esindusega Eestis. Kasutame kõik võimalikke variante, mida tehas pakub sellise klassiku uuendamiseks. See nüüd põhimõtteliselt ju minu 3. Porsche on ju ja põhimõtteliselt selle lühikese aja jooksul, mis on siis mingi 5 aastat, mis ma nende autodega olen nagu isiklikult rohkem kokku puutunud. Põhimõtteliselt ma võiks öelda, et ma olen õppinud ühte asja, et see ei ole mingi puhas tõde või mingi kuld, aga lihtsalt mingi asi, mida ma ise olen nagu kuidagi tundnud, et vist kõige ohtlikum või ütleme kõige kulukam variant on võtta endale need Porsched, mis ei ole vanad ega ka siis täiesti uued. Et klassikute puhul on ikka alati see, et sul on see klassikute kommuun, kõik need inimesed, kellega sa saad suhelda, kellega sa saad juppe osta, juppe liigub Facebookis iga päev kogu aeg. Lisaks Porschele endal on see klassikute programm. See on tegelikult üks põhjus, miks ma just 997 nagu tahtsin. Kõige ma nagu täiesti aus olen, siis ma tegelikult tahtsin 997 oma esimeseks Porscheks. Ehk siis juba, mis on 5 aastat tagasi. Aga sellel ajal esiteks mul ei olnud veel võimalusi seda generatsiooni endale lubada. Teiseks 997 ei olnud sellel hetkel veel klassik ja see oli minu jaoks natukene hirmus, sest et nende keskmiste nagu Porschede puhul mulle tundubki ongi nagu see on tegelikult üsna kallid, et kui sa nagu kavatsed neid edasi müüa, siis neid ostjaid nagu liiga palju ei liigu, eriti sellises pisikeses riigis nagu seda on Eesti. Et selles mõttes tundub ikkagi seifim, et sul on nagu täiesti uus Porsche, millel on kindlasti rohkem huvilisi või siis sul on mingisugune täiesti vana Porsche, millega elu on lihtsalt lihtsam. Et need on juba nii läbi lõhki uuritud ja puuritud, lahti võetud ja kokku pandud, et kuidagi tundub nagu ohutum. Ja sellepärast mul ongi hea meel, et nüüd siis, et 997 generatsioon siis lõpuks jõudis sellesse ametliku klassiku staatusesse. Igaks juhuks siis meelde tuletasena veel, et mis asi on klassik, on siis Porsche nimetab ametlikult klassikuks siis kõiki neid mudeleid, mis on tootmisest maas olnud vähemalt 10 aastat. Kui ma ei eksi, siis äkki eelmisel aastal vist oligi 2024 oli nii-öelda ametlikult see aasta, kui 997 sai siis ametlikult klassik, sest et viimane 997 toodeti 2014. aastal või 2013. aastal. Ühesõnaga, võite mind parandada kommentaariumis. Ja nüüd siis ühesõnaga 997 jõudnud sellesse klassiku staatusesse ja mis tähendab siis seda, et ongi igast erinevad soodustused klassikutele ja kogu see kommuun ja kõik need teadmised, mis selle auto kohta juba on. Lisaks on Eestis ju ametlik Porsche Classic partner olemas, mis on väga haruldane, et seda kasutavad ära erinevad lähiriigid, siis nii Läti Porsche omanikud kui Soome Porsche omanikud, kes siis kõik käivad Porsche Classic partneri juures Tallinnas oma autosid hooldamas ja remontimas. Et igatepidi tundus mulle 997 nagu see kõige õigem generatsioon. Ja lisaks ta näeb lihtsalt nii äge välja ka. Midagi pole parata. Ma tegelikult käisin proovisõidul ka 996-ga, millel oli aerakit, see oli mega hea pill. Ja tegelikult ma endale südamerahu tekitamiseks käisin proovisõidul ka ühe 991 generatsiooni autoga, mis oli väga äge. Aga oligi täpselt see, et ta oli täpselt mul sellest eelarvest väljas. Ja ma ei ole mingisugune rikas inimene, ma töötan tavalisel kontori töökohal, lisaks siis väike lisaraha, mida ma siin sotsiaalmeediast endale juurde saan kõikide nende videode ja asjadega, et see 991 nagu lihtsalt kuidagi ei mahu mulle eelarvesse, et 997 tundus mulle täpselt see õige sweet spot nii siis auto enda hinna osas kui ka siis jupid ja muu kulu, mis auto omamise juurde käib. Pikk jutt kokkuvõttes, seiklus algab nüüd. Järgmise poole aasta jooksul siis loodetavasti saab see auto ideaalsesse seisukorda koostöös Porsche Eestiga. Tänks vaatasite järgmise korrani.